Kuidas on läinud viimastel kuudel fondi investeeringutel? Oleme näinud majanduses tsüklilist kasvu hoogustumist, mis on aidanud fondi investeeringutel tõusta uutele viimaste aastate kõrgematele tasemetele. Märtsis nägime, et fondi osak tõusis 4%, sellele lisandus veel paar protsenti aprillis, nii et alates aasta algusest on fondi osak tõusnud 9%. Ja leiame, et peamine põhjus, mis on aidanud siis aktsiaturgudel ja ka meie investeeringutel tõusta, on oodatus parem keskkond majanduses. Oleme suunanud enamus investeeringuid Euroopa börsidele. Usume, et siin on jätkuvalt head pikaajalist tõusupotentsiaali. Pärast hiljutist tõusu leiame, et USA aktsiaturud on muutunud kalliks ja oleme vähendanud investeeringuid seal. Milliseks on kujunenud ettevõtete tulemuste hooaeg? Oleme esimeses kvartalis näinud, et USA ettevõtted on 15%, Euroopa ettevõtted umbes 20% kasumeid kasvatanud võrreldes aastatagusega. Ka meie investeeringutest on siis väga häid tulemusi raporteerinud Saksa tööstusettevõtted, Hella, Daimler, Kion. USA ettevõtetest oleme näinud korralikke tulemusi tehnoloogiasektoris, mis on aidanud Nasdaqi indeksil tõusta uutele tippudele. Ja ettevaatavalt usume siis veel kord, et võib-olla paremat potentsiaali näeme Euroopa aktsiates, kuna siin on investorite fookus olnud palju poliitilistel riskidel, mitte niivõrd majanduse tsüklilisel taastumisel, mis on ettevõtete kasumite kasvu aidanud parandada. Et oleme majanduses näinud, et sisetarbimine, tööstustoodang on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele ja usume, et Euroopa börsidel on jätkuvalt palju mõistlikult hinnastatud aktsiaid, mis nendest trendidest kasu saavad. Millistele Euroopa börsidele on fond kõige rohkem investeerinud? Oleme investeerinud enim Saksa ja Soome tööstusettevõtetesse ja Balti aktsiatesse, mis pakuvad siis turu keskmisest kõrgemat dividendi tootlust. Et fondi investeeringute keskmine dividendi tootlus jääb sinna 3,5% kanti, millele lisandub siis aktsiate tagasiostust tulenev tulusus. Tänan kuulamast.